Tere õhtust! Nii, olen kohe olemas. Käisin Nukat vaatamas, et natuke läksin ajaga üle, aga ma tahtsin nii väga seda näha. Et nii armas. See on ikka nii nunnu. Roki on nimi. Okei, nii, hakkan nüüd lugema. Mis on sinu jaoks külge tõmbav? Külgetõmbeseadus on arusaam, et igaüks kutsub ise oma ellu kõik selle, millele mõtleb. Kas külgetõmbeseadus on ka päriselt olemas? Kas see ka kehtib? Ei. Inimesed küll usuvad, et külgetõmbeseadus aitab nende elu paremaks muuta, aga milline on sinu vaatenurk juhul, kui seda mõtteviisi järgid? See vaatenurk tähendab, et sa pole selline või sul pole selliseid asju, nagu tahaksid. See tähendab, et vajad midagi väljastpoolt iseennast, sest sul on midagi puudu. Lisaks on sul juba olemas kõik vaatenurgad, mis sellist mõtlemist takistavad. Tähtis on mõista, et sinu vaatenurgad loovad su reaalsust, mitte vastupidi. Kui sul on selline vaatenurk, et pead midagi endale ligi tõmbama, selleks, et seda omada või selliseks saada, siis pead järelikult esmalt kindlaks tegema, et sina ise ole see asi, mida püüad ligi tõmmata. See ongi külgetõmbeseaduse suurim viga. Just sellepärast loobki külgetõmbeseadus avardumise asemel ahenemist. Isegi kui sa püüad ligi tõmmata avaramat elu, tõmbad ligi hoopis selliseid asju, mis loovad sulle vähendatud elu. Kas pole mitte imeline, kui erakordselt osavad me kõik oleme kõikvõimalike keerukate meetodite loomises, mille abil oma elu kontrollida ja piirata. See on üks viis, mille abil võid teha täiesti kindlaks, et ei suuda iialgi ületada enda võimete 10% piiri. Kas oled kunagi märganud, et sind tõmbab selliste inimeste poole, keda pead endast alamaks? Miks on nii, et sinu jaoks on ligi tõmbavad sellised inimesed, kes on sinust alamad, aga mitte sellised, kes on sinust ülemad? Seepärast, et sa püüad leida ühtekuuluvustunnet. Oled sihiks võtnud väikese elu, sest sinna kuulumine ei ületa kellegi teise ootusi ega kutsu esile arvustamist. See pole tõenäoliselt sinu parim valik. Kas võiksid loobuda ühtekuulumise igatsemisest ja asendada selle lihtsalt olemisega? Kas võiksid loobuda kõige selle igatsemisest? See tähendab ühtlasi, et peaksid lõpetama romantikuks olemise ja jätma uskumise, et kõik laheneb iseenesest. Sa ootad kellegi külge tõmbava tulekut, otse kui see peaks looma sinu jaoks sellise elu, nagu enda arvates vääriksid. Aga kas keegi, keda oled külge tõmbavaks pidanud, on kunagi osutunud ka lõbusaks? Kuna sa oled humanoid, muutub suhe pärast feromoonide kadumist sulle tõeliseks tööks. Sa tõmbad ligi sellist tüüpi inimest, nagu ise palusid, ning tema ilmubki täpselt sellisena, nagu enda arvates soovisid. Aga sina ütled seepeale, ka see inimene igav. Probleem ongi tegelikult sinus. Sina ise oled igav, sest ei vali endale piisavalt suurt elu. Osa probleemist seisneb selles, et sa otsid kedagi külge tõmbavat, otse kui tõestamaks, et mingi osa sinust on puudu. Pane tähele, et me kõik otsime alati kedagi sellist, kes meid ligi tõmbab. Me mõtleme väga harva sellele, kas me ise oleme ligi tõmbavad. Miks nii? Mida oleks vaja selleks, et võiksid end ligi tõmbavaks teha? Kui sa koostaksid endale nimekirja asjadest, mida saada sooviksid, koostad sa tegelikult nimekirja asjadest,
milleks tahaksid ise saada ja mida sul enda arvates pole. Sa otsid kedagi ligitõmbavat, kes annaks sulle seda, mille kohta oled otsustanud, et sinul endal seda pole. Kas on tõsi, et sa pole ligitõmbav? Või on tegemist valega, mida endale pidevalt ise kordad? Tunneta kõigi nende valede ja loogikavalede energiat, mida sa kordad endale tõestamaks, kui eemale tõukav sa tegelikult oled. Potpotk, kas võiksid selle kõik nüüd kustutada? Võnkeline ühilduvus. Võnkeline ühilduvus on üks selline vahend, mis aitab meil luua head suhet. Naljakas on see, et kui selline suhe päriselt sinu ellu ilmub, ütled sa enamasti, oh, see oli küll liiga lihtne. Ja kui see on liiga lihtne, siis ei saa see ometi olla õige. Võnkeline ühilduvus tundubki nagu kergus. See on kergus ja avarus, mis ei vaja sinult midagi. Kui palju õigeid inimesi on sinu ellu tulnud? Ainult et sina otsustasid, et see näis liiga lihtne ning tõukasid nad eemale. Kui nad on armsad, siis talud sa neid palju kauem kui muidu. Aga kui sa neile tõsimeeli meeldid ja nad sind jumaldavad, siis ei kannata sa neid silma otsaski. Sinu arvates on kõige igavam asi siin maailmas selline inimene, kellele sa tõepoolest meeldid ja kes sind lahedaks peab. Oli üks naine, kelle meestuttav teda jumaldas ja kõiki tema tegemisi täiuslikuks pidas. Tegu polnud aga sugugi ideaalse naisega. Tal polnud ideaalset keha, tema elu polnud mingi pidu ja pillerkaar, aga selle mehe jaoks oli naine võrdväärse päikesetõusuga ja mehe elu oli täiuslik, sest naine oli osa sellest. Kas see naine võis mehe omaks võtta? Ei, ta oli alati arvanud, et tahab endale meest, kes teda jumaldaks, aga nüüd, kui tal selline mees olemas oli, siis kas ta suutis selle suhte vastu võtta? Muidugi mitte. Enamikul meist on petlik nägemus sellest, mida me oma kaaslaselt ootame, aga me pole valmis nägema seda, kui keegi on valmis meie ootustele vastu tulema. Kas oled kunagi loobunud mehest või naisest, kellele sa tegelikult meeldisid ning eelistanud kedagi, kellele sa ei meeldinud? Kas pole mitte huvitav? Sul on keegi, kes sind jumaldab ja oleks valmis sinu eest oma elu andma, kuid sina ütled, kahju küll, aga sa oled liiga igav, mine ära. Kuid sinu jaoks on ligitõmbavad need mehed ja naised, kes sind põlgavad ja halvasti kohtlevad. Kas oleksid valmis vaatama inimest, kes otse sinu ees seisab, hoopis teise pilguga? Või oled sa juba otsustanud, kuidas ta peab sinu elus toimima? Ja kas sunnid teda nägema kurja vaeva, et sinu ellu pääseda? Enamik inimesi valib kellegi, kes pole nendega võnkeliselt ühilduv, nagu see oleks päris suhe ja osa külgetõmbavusest. Sind tõmbab inimeste poole, kellel on sinu arvates midagi sellist, mida sul pole, otse kui see oleks hea mõte, selle asemel, et küsida, mida oleks vaja selleks, et olla koos inimesega, kes avardab minu olemasolevaid külgi ja muudab need paremaks. Ma küsisin järgmise küsimuse naiselt, kes oli tuttav teda jumaldava mehega. Mis juhtub siis, kui see mees on sinu elust kadunud ja sa mõistad, et tema oligi see, keda oled alati otsinud? Ja naine kostis. Mis mõttes? Kas ta on suremas? Siis ma vastasin, võib-olla. Kas hakkasid teda igatsema, kui ta sinu elust kaoks? Kui teda sinu elust pole enam, kas oleksid valmis siis teda omaks võtma? Pärast seda vestlust hakkas ta oma suhet nägema teises valguses. Kuidas leida keegi, kes on sinu võnkeliselt ühilduv? Siin on üks küsimus, mida enesele võid esitada
mida võin ma teha, luua, tekitada, omada või milline olla selleks, et muutuksin võnkeliselt ühilduvaks kellegagi, kes tooks mu ellu avardumist ja rõõmu. Kas võiksid selle kõik kotsiljon korda hävitada ja olematuks teha? Jah. Õige, vale, hea ja halb, vot ja pokk, kõik 9 ühitavad poisikesed. Ja formaadid ja veel, issand jälle, mul see lause ei ole pähe kulunud, see kustutuslause. Võib olla kellegagi võnkeliselt ühilduv ka siis, kui sul temaga midagi ühist pole. Lihtsalt esita küsimus. Kas see inimene on minuga võnkeliselt ühilduv? Jah või ei? Ja siis vaata, kumb vastus tundub sulle kergem. Vaatan kohe selle kustutuslause üle. Nii, õige, vale, hea ja halb, vot ja pokk, kõik 100, lühidalt poisikesed, ovadid, alused, loomised ja veel. Vot nii. Ja see on väga hea küsimus. Lihtsalt esita küsimus. Kas see inimene on minuga võnkeliselt ühilduv? Jah või ei? Ja siis vaata, kumb vastus tundub sulle kergem. Võnkeliselt ühilduvusel pole sama energiat, mis külge tõmbavusel. See on kergus, olemise avaruse tunne kellegagi koos olles. Sul pole mingit vajadust talle peale sundida neid asju, mida sa tavaliselt teistele peale sunniksid. Sulle meeldib selle inimese huumorimeel ja sa pead teda naljakaks. Sind ei häiri tema kehalõhnad ja sa jagad temaga ühist arusaama sellest, mida elult soovid ja mis on elus võimalik. Kui oled kellegagi võnkeliselt ühilduv, siis leiad kahtlemata sarnasusi kõiges selles, mida te mõlemad peate hinnaliseks, rõõmutoovaks ja lõbusaks, kuigi teil võib olla täiesti erisugune maitse. Kui te olete võnkeliselt ühilduvad, siis on kõik hinnanguline, rõõmutoov ja lõbus ühtlasi teie olemise kehtiv olek. Võnkeline ühilduvus erineb ka kehakeemiast, mis tähendab, et sinu keha peab mõnda inimest paeluvaks ja nõuab sinult teadlikkuse äralõikamist, et korralikult toimida. Kui kehakeemia võimust võtab, lõpetab su aju tegevuse. Siis sa mõtled, vau, ja lülitad välja kogu oma teadlikkuse, et selle inimesega koos seksida. Kui hakkad kehakeemiast lähtuma, lähed sa tagasi selle 10% piiridesse. See pole su arukaim valik. Kuidas see on siis? Võnkeline ühilduvus erineb kehakeemiast, mis tähendab, et sinu keha peab mõnda inimest paeluvaks ja nõuab sinult teadlikkuse äralõikamist. Vot nii. Kas tahaksid selle inimesega koos elada? Kui meid kellegi poole tõmbab, siis me ei küsi, kas ma saan selle inimesega koos elada. Me ütleme hoopis, ma tunnen selle inimese vastu tugevat tõmmet. Ta on tõeliselt imeline ja meievaheline seks on võrratu. Ma olen niivõrd kiimane, et ei jõua ära oodata, kuni taas üksteise keha katsuda saame. Sellel pole mingit pistmist suurepärase suhte loomisega. Suhetel ja seksil pole üksteisega mingit seost. Aga meie kõik käitumine, nii nagu seksuaalne külgetõmme, oleks suhte eelnõue. Enne kui kaalud suhte alustamist, on tähtis lähemalt vaadata seda inimest, kellega koos oled ning mõelda, kas sulle päriselt meeldiks temaga
koos elada. Sellise inimese valimine, kellega tahaksid suhtesse astuda, on sama hea nagu poodi minemine ja otsustamine, mida sa pole sealt valmis vastu võtma. On suur erinevus küsimuste, kas ma saan temaga koos elada ja kas ma tahaksin seda osta vahel. Sa küll ostad inimese, kellega tahaksid suhtesse astuda, aga ei küsi iial, kas ma saan selle inimesega ka koos elada. Ja siis ühel hetkel kooselu käigus avastad sa. Ma ei suuda selle inimesega koos elada, sest ta ajab mu hulluks. Kuna sa ka oled ta juba endale ostnud, pead enda otsust õigustama ja seega jääd sa suhtesse edasi, ükskõik kui halb see suhe ka poleks. Sa ei või niisama lihtsalt suhet tagastada ja raha tagasi nõuda. Mida tahaksin ma enda jaoks valida? Kui sa lood endale suhte teemal kindlad vaatenurgad, siis ei lähtu see suhetes enam valikutest. Paned suhte enda jaoks piiridesse, millest lähtub, milline suhe peaks olema. Selle asemel, et küsida, mida tahaksin ma tegelikult enda jaoks valida. Kui sa lähtuksid suhete seksimise puhul sellest küsimusest, kas see suurendab mu enda rõõmu ja väärtust, siis muudaks ainuüksi see küsimus sinu elu. Kui otsiksid eelkõige seda, kuidas luua endale rohkem rõõmu ja väärtust, siis kui palju erineks see seni otsitust, sõltumata sellest, kas küsimus on suhtes, seksis või mõlemas. Inimesed ütlevad, et tahavad suhet, milles oleks olemas üks, teine ja kolmas asi. Kas nende valitud kaaslane vastab kõigile neile tingimustele? Ei, aga nad usuvad, et kui nad seda inimest piisavalt muudavad, siis vastab küll. Kahju tõdeda, aga see ei lähe läbi. Naised arvavad nii, kõik on korras. Kui ta lõpetab selle ühe asja tegemise, kui ta hakkab seda teist asja tegema, kui ma hakkan seda paremini riietama, kui ta pisut stiilsemaks muutub. Meeste jaoks on asi tavaliselt nii. Kõik on korras. Kui ta hakkab minult rohkem seksi tahtma. Ei vaata, kuidas asjad tegelikult on. Küsi endalt. Kas see inimene sellisena, nagu ta praegu on, suurendab minu rõõmu ja väärtust? Abivahend. Kas see on tasuv? Kui sa kavatsed oma suhtes midagi uut luua, ei saa sa midagi arvustada ega nimetada seda heaks või halvaks, sest siis saad sa luua ainult seda, mis ühtib sinu tehtud arvustusega. Esita küsimus. Kas see on tasuv? Tasuvus on osa generatiivsest universumist. Küsi, kas sellise tegevuskäigu valimine on mulle tasuv? Kui tunne on kerge, siis lase käia. Kõnealune küsimus pole päris lineaarne. Ära püüa seda kuidagi loogiliselt mõista, sest sa muudad olematuks kõik, mis selle asja tasuvaks muudab. Kui üritad välja selgitada, kas see oleks ka tegelikult tasuv või mis pärast see täpselt tasuv oleks. Kui püüad välja selgitada põhjust, püüad sa tegelikult selgitada põhjuse kontekstilist reaalsust. See aga nõuab sinult põhjuse arvustamist, mis tähendab, et sa ei taju enam seda, mis tegelikult toimub. Seega küsid sa, kas see on tasuv? Kui vastus sellele küsimusele on jaatav, siis tee seda, isegi kui sa ei mõista, kuidas see tasuv on. Lõpuks hakkad sa ajapikku mõistma. Vaat see siin tegelikult toimubki. Seda informatsiooni mul vaja oligi. Selle inimesega ma kohtuma pidingi. Võib ette tulla selliseid olukordi, kus sa teed midagi,
mis tundub sulle tasuvana, aga kaotad sealjuures raha või läheb midagi muud viltu ning selle tulemusena ilmub su ellu midagi muud, mis on maailma avardav. Ära püüa ainult valida seda, mis on õige. Kui millegi tegemine on tasuv, võid ikkagi küsida, olgu, kas ma tõesti tahan seda valida? Jah. Kas ma tahan seda valida? Ei. Hea küll, siis ma seda ei vali. Ja lähtu küsimusest. Sul tulevad iga päev ette uued asjad. Mõni soodne võimalus, keegi, kellega pead suhtlema, keegi, kellega pead koos töötama. Kas sa pead alati selleks tegema tohutul hulgal tööd? Ei. Aga sa võid sellise valiku teha, kui see tundub sulle tasuvana. Asi pole ainult selles, kas miski on tasuv kellegi teise või sinu jaoks, vaid lihtsalt selles, kas see on tasuv. Isegi kui sa tunned, ma olen kurnatud, mul pole selleks energiat, ma ei taha seda teha, võid sa öelda. See tundub tasuvana, seega olgu peale, ma teen selle ära. See asi osutub alati millekski, mis muudab ja avardab mingit osa sinu elust, kui selle valiku teed. Sageli juhtub nii, et kui valid midagi tasuvat, siis viib see sind mugavast kohast ebamugavasse ning seda tehes võid sa kohata kedagi, kes sulle midagi kingib ja panustab su ellu sellisel moel, mis on palju suurem kõigest, mida võimalikuks pidasid. Kui miski tundub sulle tasuvan, aga tajud selle juures ka pisukest raskust, siis tähendab see raskus just sedasama asja, millest sa püüad teadlikuks muutuda, aga samas ka ei taha. Raskus ütleb sulle, ma pean vastu võtma midagi sellist, mida olen otsustanud, et ei taha vastu võtta. Tasuvaks asjaks on siinkohal ukse avamine vastuvõtmisele seal, kus oled varem keeldunud seda tegemast. Vaat nii. Ligitõmbamiseks energia kasutamine. Miks on nii, et kui sa ei püüa kedagi ligi tõmmata, siis oled inimeste jaoks ligitõmbav. Aga kui püüad kedagi ligi tõmmata, siis pole see sugugi ligitõmbav. Millest see küll tuleb? Vastus peitub energia voolamise suunas. Kui sa kelleltki energiat ära tõmbad, arvab see inimene, et tunneb sinu vastu tõmmet. Kui sa kellegi suunas energiat tõukad, siis tunned sa ise tema vastu tõmmet. Suurem osa inimesi tahab olla teiste jaoks külgetõmbav. Külgetõmbavus nõuab seda, et tõmbaksid energiat sellelt inimeselt, keda tahad endale ligi tõmmata. Kui sa kellelegi energiat annad, siis teab see inimene, et tunned tema vastu tõmmet. Enamik mehi lükkab energiat naiste suunas selleks, et viimased lõpetaksid puiklemise ja mehe vastu võtaksid, temaga kohtingule läheksid või voodisse hüppaksid. See energia peegeldab sisuliselt sellist mõtlemist. Sa tahad mind, sa tahad mind, sa tahad mind. Ja naised kogevad seda tihti ja nende vastus on tavaliselt ei, kohe kindlasti mitte. Kui sa aga oled teistsugune ja hoopis tõmbad teistelt energiat, siis ütlevad nad, mis küll sinu juures teistmoodi on. Teistelt energia tõmbamine ongi see, mida inimesed kutsuvad külgetõmbeks. Energia tõmbamine on ligitõmbav. Mõni inimene suudab lakkamatult teistelt energiat tõmmata. See on lihtsalt osa nende ellu suhtumisest ja kõik tunnevad seetõttu nende vastu külgetõmmet. Üheks heaks näiteks on Michael Jackson. Kujuta ette,
et vaatad Michael Jacksonit laval esinemas. Kas energia läheb publikult temale või temalt publikule? Teisisõnu, küsi endalt, kas Michael Jackson tõmbab energiat publikult või lükkab energiat nende suunas? Ta tõmbab hullu moodi teistelt energiat ja inimesed ei suuda silmi temalt pöörata. Michael polnud ise teadlik, et niimoodi tegi. Ta lihtsalt tegi seda. Tal ei saanud kunagi energiast küllalt, mistõttu tema elu oligi niivõrd kurb. Ta tõmbas alati teistelt energiat ja püüdis neilt saada midagi sellist, mis tal endal arvates puudu oli. Jackson, Madonna ja paljud teised staarid peavad pidevalt teistelt energiat tõmbama. Neil on kohutavalt tugev tunne, nagu neil oleks midagi puudu. Seega tõmbavad nad kõigilt kõike nii palju kui võimalik. Ja kõik teised ütlevad seepeale. Oh, nad on niivõrd külge tõmbavad, nii kaunid, nii imelised. Ma armastan neid nii väga. Kas tead mõnda staari, kes kogu aeg niimoodi tegi? Aga ühel hetkel otsustas abielluda ja polnud pärast seda enam endiselt staar. Mis juhtus? Miks sa enam nende vastu endist külgetõmmet ei tunne? Sest nad saavutasid viimaks rahulolu ja lõpetasid teistelt energia tõmbamise. Brad Pitt on selle kohta ideaalne näide. Ta peegeldas alati mõtet. Armastage mind. Ja lõpuks sai ta endale Angelina Jolie siis järelikult, kes ütles, ma armastan sind. Nüüd pole Brad enam samasugune suur staar. Tema staari seisus kadus siis, kui ta lõpetas energia tõmbamise. Nii, energia lükkamine tõukab eemale. Selle koha peal ma jätan katki. Aga ilusat pühapäeva õhtut teile kõigile siis ja kohtume homme.